Tere tulemast Argipäeva pooltundi. Täna on meil külaliseks Kadri Keerme, kes on coach, mentor ja enesearengu entusiast. Tere, Kadri! Tere, tere! Mul on nii hea meel, et sa oled leidnud siin reedesel pärastlõunal selle pooltunni, et tulla ja rääkida ettevõtjate jaoks väga põneval teemal, milleks on siis, et kuidas siis ikkagi ettevõtjana edu saavutada. Aga ma esmalt sooviksin küsida sinu käest, Kadri, et kuidas üldse sina jõudsid ettevõtluseni? See on äärmiselt hea küsimus. Ja veel parem küsimus on, kuidas seda lühidalt öelda. Kui see nagu panna nüüd pisikesse jagamisse, siis tegelikult tulen ma ju üldse haridussüsteemist. Ma töötasin 14 aastat koolis ja minu teine kool, kus ma töötasin, pani mind tegelikult väga vägevatesse olukordadesse, kus ma avastasin, et minus on palju enamat kui lihtsalt õpetaja, et vau, mul on selline võimekus inspireerida, juhtida noori, panna neid tegema asju, millesse nad ise esialgu ei usu ja milles nad oma potentsiaali ei näe. Ja samamoodi ka ise sattusin pidevalt olukordadesse, kus ma tegin midagi, mida ma arvasin, et ma ei ole võimeline tegema. Ja seal ma siis avastasin endast tõesti erinevaid selliseid võimekusi. Aga see lõppes ikkagi sellega, et kuna ma olen ka maksimalist ja perfektsionist ja ikka enesekriitilisus on nagu mõnusal heal tasemel, siis ma põlesin seal särinal läbi, sest mulle meeldis kõigele jah öelda ja ma ei osanud väga ei öelda ja samas oli põnev ka, et ma tahtsingi kõike nagu proovida ja teha. Ja kui ma selles läbipõlemises olin, siis tegelikult juba 2 aastat varem mis oli mingi mõtteseeme, ma käisin mingisugust webinari isegi vaatamas, et naisettevõtjaks, kuidas hakata ja siis mõtlesin, et tahaks ka mingit ettevõtet teha. Aga mul oli selline soov, et see peab olema ettevõte, mille selline ülesanne või eesmärk on teha inimesi õnnelikuks. Ja et nad saaksid õnnelikuks nagu sellisel moel, et see oleks selline püsiv õnnetunne. Õpetaja tööametilt, ma olin küünetehnikuks vahepeal õppinud ja selliseid asju ka, ma teeks midagi iluteenindusega. See on ju lühiajaline, tuleb teeb küüned korda, ta on õnnelik, on ju, ja siis pärast ikka mõtleb, et midagi on mu elus puudu, on ju. Ja kui ma läbipõlemises olin ja ise enesearengu teel hästi intensiivselt edasi liikuma hakkasin, siis ma sain aru, et vau, mis asi on coaching ja kuidas see paneb inimese tegelikult iseennast avastama ja edasi liikuma. Ja siis ma mõtlesin, et coachivat mentorlust ma olin juba koolis õppinud ja praktiseerinud. Siis mõtlesin, et ma lähen õpin coachiks. Ja tegelikult samal hetkel mul oli juba sees see tunne, et mis oleks, kui see ettevõte oleks siis coachingu ettevõte, mida luua, et vaatame, kuidas see läheks ja see tegelikult läks nii ruttu. See läks ülimalt ruttu kõik jooksma, et oli läbi enda teekonna, nagu me ikka tavaliselt leiame oma uue sihi, avastasin siis uue kire ja uue väljundi siis oma soovile, et teha inimesi õnnelikuks. Väga põnev, et sul on olnud siis selline väga lai kogemuste pagas ikkagi ja see on nii tore, et sa oled lõpuks leidnud siis selle valdkonna, mis sinule tõeliselt hästi sobib ja mis sulle endale ka väga rõõmu pakub. Aga kui nüüd minna selle tänase teema juurde, siis millised oleksid siis need nõuanded ettevõtjale? Väga hea. Et siin salamisi ma kuskil juba mainisin, et mul on täna sellist 10 inspiratsioonipunkti jagada. Ja ma tahaksin kohe võtta selle pinge maha, et ma ei räägi siin süsteemide loomisest. Ma ei räägi siin mingitest erilistest strateegiatest, mida teha nagu Exceli tabelis ja nii edasi, et ma ei hakka asja keeruliseks ajama. Ma tahan rääkida täna sellest, mida ettevõtja päriselt ise vajab. Ja ma näen sellist 10 inspiratsioonipunkti selleks, et ettevõtja saaks saavutada edu. Ja number 1 on head suhted iseendaga. Iseenda väärtustamine, iseenda prioritiseerimine. Sest kui me paneme fookuse ainult ettevõttele, siis taaskord, ma olen neid piire proovinud. Sest ega see muster, et ma oskan ennast läbi põletada, ega see ei kao ju kuskile, kui me oma rolli vahetame. See jääb meisse ikka alles. Ja kui niimoodi ettevõtjana minna samamoodi edasi, et ma teen kõike ja korraga nüüd ja kohe ja parimal moel, on ju, siis me põleme särinal läbi. Ettevõtjale on nii palju, millele mõelda, mida kogu aeg otsustada. Ja selle juures on niivõrd oluline teadvustada endale, et kui me oleme iseenda jaoks prioriteet number 1,
siis me saame hoolitseda oma ettevõtte eest ja me saame hoolitseda oma klientide eest. Ja mida ma selle all siis täpsemalt näen, on ka see pool, et kellena sa ise üldse ennast ettevõtjana näed? Küsimus igale kuulajale siin. Mida sa iseendast täna arvad? Mida iseendast räägid? Millisena sa ennast näed? Ja kui tuleb näiteks uus idee midagi teha, siis mis lugu sa hakkad omale peas rääkima? Jaa, lähme teeme ära selle asja. Või tuleb see koht, et oh, mis mina, ma pole piisav. See kõik on see mõtteviis ja sisekõne ja just nimelt see tuleb sellest, et kui palju me ennast väärtustame. Teine inspiratsioonipunkt on oma heaoluvajaduste märkamine ja nende päriselt ka pakkumine iseendale. Et kes minuga kokku on puutunud, siis ma räägin kogu aeg vundamendist. Ja mis see siis üldse on? See algab sellest, et me pakume endale head, täisväärtuslikku und. Meil on toit, mis päriselt annab energiat, mitte niimoodi, et me sööme toidu ära ja siis kogu energia koondub sinna, et saaks ära seeditud see raske või liiga suur kogus ja võib-olla sööme ainult 1 kord päevas ja siis palju korraga ja siis on nii raske. Või siis kes satuvad töötuhinasse, unustavad üldse söömata, on ju. Lõuna lihtsalt jääb vahe, on hommikusöök ja siis on õhtusöök. Et me vajame seda head kütust, et olla energilised ja heas töös, minu meelest näljased inimesed on väga kurjad. Seepärast ma ei soovitagi dieeti pidada. Ja vundamendi juurde kuulub ju ka liikumine. Liikumine sõna otseses mõttes paneb mõtted liikuma. Me vajame ettevõtjana seda lahenduskeskset ja avatud mõtteviisi. Liikumine aitab seda käivitada. Vundamenti kuulub ka vee joomine, et üks klaasike vett võiks alati lähedal olla ja mulle meeldib isegi see mõte, et olete võib-olla kohanud sellist nagu momenti, kus tunned, et kõik on nagu hästi, aga pea on selline udune ja paks ja vahel saab sellest hallist udust lahti lihtsalt tänu sellele, et jood klaasikese vett, sest meie aju koosneb nii suures osas veest, vajab vett, meie keha vajab vett ja see võib väga sageli lahendada selle probleemi. Vundamendi üks osa on ka looduses käimine. No, nimetage mulle olukord, kus on olnud paha tuju, te olete läinud õue jalutama ja mitte midagi pole muutunud. Vist ei ole olnud. Üldiselt on ikka niimoodi, et sa lähed sinna loodusesse ja kui sa vähegi lased mõtete asemel vaadata endal ringi, siis tuju läheb justkui iseenesest paremaks, vaatad neid lõbutsevaid loomi või linde või jälgid lihtsalt seda rohelust ja loodust, siis iseenesest muutub maailm palju ilusamaks paigaks. Ja füüsilise vundamendi juurde kuulub ka hingamine, minu meelest üks kõige paremaid depressiooni, stressi, närvipinge, ärevuse, hirmude lahustamise tööriistu, et läbi selle rahustava kõhu hingamise on võimalik ennast nii palju toetada ja oma hirme näiteks kas või lahustada. Ehk siis ja miks see vundament on siis tähtis? Vundament ju tekitab meis mingisuguse tunde. Kui meil on hea uni, kõht on täis, me oleme vett joonud, me oleme liikuda saanud, vahepeal puhata saanud, siis tegelikult meie kehas on selline hea tunne. Ja kui tuleb mingi mõte, et teeks selle idee teoks, siis me mõtleme, et jaa, teeme teoks, aga kui vundamenti ei ole valatud või sinu tass on sõna otseses mõttes tühi, siis ei tundu ükski idee selline, et go for it, on ju, vaid tundubki kõik selline pessimistlik. Hea võrdlusmoment siia veel juurde, et kui me oleme haiged, millised mõtted meie peas toimuvad. Ma pole veel kuulnud, et kellelgi tuleb nagu kõrges palavikus jube hea äriidee või lahendus probleemile. Ei tule, on ju. Ja see on täpselt samamoodi, et see tunne mõjutab seda, et kas me suudame luua midagi uut ja toimetada siis tõesti selles kerguses ja rahulolus, mida me tegelikult ettevõtjana ju väga soovime. Nii, küllalt vundamendist, ma tahan siin alati väga hooga minna. 3. punkt on teadlikkus sellest, mida sa tahad. Mida sa päriselt oma elus saavutada tahad. Sa tahad oma elus kogeda. Me tahame tegelikult paljusid asju, aga väga sageli me tahame mõningaid asju lihtsalt korra proovida või kogeda. Siis tasubki vaadata, et millisel määral seda miskit püüda, et kuidas seda kogemust endale pakkuda. Sinna alla kuulub ka teadlikkus sellest, et milline inimene sa tahad olla. Millise versiooniga iseendast sa tahad kohtuda ja millise iseenda üle sa oleksid uhke. Selline teadlikkus sellest, kuhu tahan jõuda, aitab palju paremini teha otsuseid ja valikuid nii oma ettevõttes kui oma elus
kui ka tegelikult oma vundamendis, on ju. Ja see on ainus viis jõuda rahuloluni. Kui me ei tea, mida me tahame, siis ongi see rahul olemas. Me nagu teeme kogu aeg igasuguseid asju, aga seda rahulolutunnet ei teki, sest me ei tea, mida me iseendalt isegi ootame. 4. punkt on teadlikkus sellest, miks sa seda tahad. Mis iganes see eelmises vastuses siis välja ei tule, pärast igaüks ma loodan, et mõtiskleb natuke selle eelmise punkti üle ja siis tasub enda käest küsida, et aga miks ma seda tahan? Et tahan seda asja, tahan kogeda seda asja, tahan olla selline inimene, aga miks? Miks see sulle päriselt tähtis on? Ja et kas sa tahad seda teha iseenda pärast või tegelikult selle pärast, et kuskilt on tulnud mingi surve, et justkui nii on õige ja nii on vaja, et see miks küsimus aitab ka välja peilida selle, et kas need eesmärgid, mida sa sead, see suur siht, mida sa püüad, need unistused, kas need on ikka päriselt sinu unistused või need on kellegi teise unistused, mida me püüame ellu viia. Ja kui need on ikkagi meie unistused ja me teame väga hästi, mis on meie jaoks see miks, siis mina näen, et see miks on meie motivatsiooni allikas. Et kui mõni päev ongi raske, no ettevõtluses vahepeal läheb ikka nagu täiega metsa ka, on ju, et no nii raske on, et enam ei tea, et kas on ikka asjal mõtet ja siis tuletad meelde, et oota, mida ma tahtsingi ja miks ma seda tahtsingi. Ja siis tuleb see power jälle taha, et just sellepärast ma teengi ja kuidas see nagu lihtsamaks läheb. Et see miks ei oleks ainult tulevikus ja see, mida ma luua tahan, oleks ainult tulevikus, siis näidata endale, et aga millisel moel see miks juba minu elus täna on. Et näiteks väga sageli see miks oma väärtusküsimustes läheb mingite suurte tuumväärtusteni, mis on tavaliselt kas näiteks rahulolu või kergus või vabadus või õnn või armastus. Sellised justkui suured sõnad, on ju, aga tavaliselt sinnani need miksi küsimused välja jõuavad. Ja siis märkagi, millisel moel on sinu elus täna juba seda kergust, seda vabadust, seda rahulolu, mis täna juba tõestab, et sa oled sellel teekonnal. Kui me unustame seda vahepeal märgata, siis me hakkame jälle rapsima ja me hakkame jälle nagu, ma kunagi ka, kui ma läbi põlesin tegelikult, kuidas ma elasin? Ma elasin eesmärgist eesmärgini. Ma ei vaadanud, mis vahepeal tehtust sai, mis nagu õigemini hästi läks. Ma vaatasin, mis on tegemata ja mida saaks teha paremini. Et analüüs läks nagu ainult selle nagu vasakule poole, aga seda paremat poolt, et mis on juba täiega hästi, mis on õnnestunud, mis on mul juba olemas, see jäi täielikult varju. Aga me vajame seda, väga vajame seda. 5. punkt on otsusta ära. On selge, et laual ongi väga palju mitmeid valikuid, mida valida ja väga paljud asjad tunduvad korraga nagu nii ahvatlevad, nii nagu täpselt see, mida ma tahangi. Aga et milline neist siis valida? Siis ma tahan rahustuseks öelda, et õigeid valikuid ongi alati mitu. Aga milline neist valikutest sind täna kõige rohkem kutsub? Millest sa tahaksid alustada? See ei tähenda seda, et need järgmised valikud ei või järgmisena tulla. Ja mis aitab neid otsuseid teha? Ei ole reklaam, aga see on päriselt coaching. Et aitab mängida selle mõttega, et kuidas sa tunneksid ennast selles valikus, mis siis võimalikuks saab ja läbi selle, et kuidas need otsused omavahel mängida saavad, on võimalik selle vastuseni jõuda, et mis on täna see õige valik, sest õigeid valikuid on nii mitu. Ja me vajame seda otsust. Ma olen märganud ise ka, et sellel kevadel ka ma teadsin, et ma tahan sellel sügisel teha teatud asju teistmoodi. Mul ei olnud lõplikud otsused. Mul olid nagu mingid tahtmised, aga lõplikke otsuseid ei olnud. Ja ma tundsin ennast nii ebamugavalt, täpselt nii kaua, kuni ma tegin ära hästi kindlad otsused, panin endale juba kuupäevad kirja, võt siis algas juulikuus puhkus alles. Enne seda ma olin täitsa rahutu, täiesti rahutu. Nii et kui on mingid asjad, mis on vaja ära otsustada, põrgatage coachiga. Ja otsustage, las ta aitab sul otsustada ära, sest see rahulolematus, see ainult kasvab ja kisub sügavamale ja sellesse tundesse tihti sa ka üldse ei oskagi, ei teagi, mida siis üldse teha. 6. punkt on nüüd pärast seda teadlikkust ja otsustamist jõuda tegutsemiseni, on ju. Ja selle jaoks meie teadlik meel peab nägema, et see, mida sa tahad, on päriselt võimalik. Mis selleks aitab? See, et kui näiteks visualiseerida endale seda hetke, kui sa oledki kohal, kui sa eladki seda elu, mida sa tahad elada, kui see sama miks on sinu elus veel võimendunud, veel rohkem, kui ta täna on ja loo sellest just kui filmilint oma pähe, silmad kinni, kujuta ette.
Ja see aitab suurendada seda usku, kui sa näed iseennast selles filmilindis, et okei, ma täitsa suudangi. Et üks minu motodest on ka, et kui sa suudad seda ette kujutada, siis suudad sa selle ka ellu viia. On täiesti tõsi. Ja kunagi püüdsin ühelt koolituselt Alar Ojastult kätte sellise valemi, et motivatsioon võrdub kaugus pluss kindlus pluss kergus. Ehk siis, mida lähemal me end eesmärgi suhtes tajume, seda kiiremini me hakkame selles suunas liikuma. Ehk siis teisisõnu, mida tõenäolisemaks sinu aju, sinu teadlik meel hindab, et sa seda suudad, seda kiiremini lähed sa teele ja seda parem on sinu sooritus, sest sinu usk iseendasse kasvab, on ju. Ja iga kord, kui sa sead endale sihi või mingi eesmärgi, siis teebki aju 3 arvutust. Esiteks, kaugus, et kui kaugel või lähedal ta näeb seda eesmärki. Näiteks, mis aitab, pane oma tegevustele tähtajad. Mulle meeldib isegi öelda, et nii kaua, kui sinu sellistel ideedel ei ole juures kuupäeva, nii kaua nad on unistused. Plaaniks saavad nad siis, kui seal kõrval on kuupäev. Ja nii kaua, kui seal kuupäeva juures ei ole, me oleme inimesed, me lükkame edasi. Kuidas mina mastermind'e välja hõikan? Mul on tavaliselt ainult mingisugune idee, mida ma tahan teha. Ja kui ma panen selle kuupäeva kirja ja hõikan ruttu kuskil välja, siis hakkab jube kiire. Siis ma hakkan kohe seda sisu nagu voolima ikka selliseks süsteemseks, et see, mida ma tahan päriselt inimestele öelda, jõuaks nendeni. Aga nii kaua, kuni ma kuupäeva kirja ei pane, nii kaua lükkan mina ka edasi ja see on äärmiselt inimlik seda teha. Teine valemi osa oli kindlus, on ju. Ehk siis mida tõenäolisemaks aju eesmärgi saavutamist peab, seda kindlamini sa selle ära teed. Ehk siis see on seesama ettekujutus sellest, et sa suudad selle ära teha ja mida ja miks sa siis päriselt tahad selle juures. Ja 3. on kergus. Ehk siis sa pead ise uskuma, et sa suudad nagu kergusega selle saavutada, et sa ei pea nagu 3 korda teekonnal käpuli käima, ära surema ja ma ei tea, mida kõike veel kogema, et need hirmud hakkavad seal üles tulema, on ju. Siis on sellel nagu ka tegelikult selline 2 otsa sellel võimalikkusel, et ühelt poolt me vajame seda, et me peaksime selle sammu juures pingutama, sest kui me ei pea pingutama, siis meil on igav, siis me ka lükkame edasi, sest see ei ole nagu tegelikult päris huvitav. Aga samal ajal see pingutus peab olema selline, et sa näed, et sa oled võimeline seda tegema. Ja kuidas see teha endale nii-öelda söödavaks, tee see suur asi väiksemateks sammudeks, jõukohasteks sammudeks, et suurendada seda usku, et jah, see on võimalik. Ja siis mine teekonnale. See on see esimene samm, mille sa saad teha, on ju. Ja 7. punkt tulebki, et kasvata läbi selle teekonna oma enesekindlust. Ja ära mitte mingi juhul ära hakka ootama, kuniks sa saad valmis. Me ei ole mitte kunagi mitte millekski valmis. Kui ma oleksin hakanud ootama, et millal ma nüüd olen valmis ettevõtjaks hakkama ja millal ma olen valmis ettevõtte ära registreerima, ma arvan, et ma võib-olla ikka veel valmistuks. Aga ma olen oma elus päris mitu korda teinud selliseid käigu pealt otsuseid, et kui on tulnud idee, siis ma kõigepealt otsustan ära ja siis ma õpin selle protsessi sees. Et kui ma läksin eesti keele õpetajaks, ma lõpetasin gümnaasiumi juunikuus, on ju, suvi oli vahel, augustikuus ma juba töötasin samas gümnaasiumis eesti keele õpetajana ja siis asendusõpetajana. Või siis, kui mind kutsuti sealt koolist edasi tööle Reegi gümnaasiumisse, kus ma siis hakkasin hoopis teisi asju tegema, selliseid valikaid andma, huvitegevust koordineerima majas, siis samamoodi, ega ma ju ei teadnud, kuidas see täpselt käib, aga minus nähti potentsiaali ja ma õppisin käigu pealt ja ettevõtlusega täpselt samamoodi. Õpin käigu pealt, sest kindlasti on olnud teil hetki, kus te nagu lükkate kogu aeg millegi tegemist edasi. Ja siis, kui te lõpuks ära teete, siis te vaatate, et oleks võinud peale natukene varem proovima, siis oleks aru saanud, et need asjad oleks pidanud nagu niimoodi tegema ja ettevõtlus, me kogu aeg õpime protsessi käigus, et mida meie sihtrühma inimesed tegelikult küsivad, ootavad, vajavad, millised kohad kõige paremini nende jaoks nagu tööle hakkavad, millised harjutused või millised lähenemised või millised küsimused avavad päris neid õigeid kohti. Seda kõike saab ju alles kogemuses õppida, nii et jumala eest. Kui sa ei ole valmis, on aeg teele asuda, siis on täpselt õige aeg, kui mõte tuleb. Ja märka, kuidas vaatamata sellele, et sa tunned, et sa ei ole valmis, sa lähed teele, siis kuidas iga see samm annab jälle uusi vastuseid.
Ehk siis, kui sa ütled endale, et ma pole valmis, siis vaata, kas sa tead esimest sammu. Järelikult sa oled valmis. Sa teed selle sammu ära ja sa saad kõik need järgnevad vastused. Ja mulle meeldib selle juures ka üks selline mõnus intrigeeriv küsimus, et mis on kõige hullem asi, mis juhtuda saab, kui me läheme mingisugusele uuele otsusele vastu. No mis on päriselt see kõige hullem asi, mis juhtuda saab? Ja kui sa sellele vastad, leiad veel mingi põhjenduse väga hea, me oleme väga lahenduskesksed kelle koha pealt, et leida nagu põhjendusi, et mis hullud asjad saavad juhtuda. Ja siis, kui sa küsid, et on see nagu päriselt tõsi? Kas ikka päriselt juhtuks minuga? Ja kui sa veel suudad ära põhjendada, siis küsi, et huvitav, millist filmi sa praegu siin teed, et kas see on draama või thriller või action või komöödia või, et me oleme väga head visionäärid selle koha pealt, nii et tegelikult ega need kõige hullemad asjad ei juhtu ja võib-olla kõige hullem asi on see, et sa saad veel parema idee. Ja lihtsalt see muutus võib-olla on natukene ebamugav. Ja kuna me oleme siin sellises tegevuse etapis, siis ühe mõtte, mis ma tahaks siia juurde veel öelda, on see, et kui sa lähed teekonnale, hakkad tegutsema, siis võrdle ennast ainult iseendaga, mitte kellegi teisega. Teisi vaatle inspiratsiooniks. Vaata neid kui ägedaid kolleege, põnevaid inimesi ja arvesta sellega, et nemad on lihtsalt sellel teekonnal teises kohas ja me oleme võrreldamatud oma vahel. Me oleme igaüks oma ägedal teekonnal. Sina oled sina ja sina olemine ongi sinu supervõime. Mitte keegi ei taha olla kellegi lahja koopia, on ju. Ja mida ehedamad me oleme, seda siiramad me oleme, seda põnevam on meid jälgida ja seda rohkem me tegelikult ka müüme, kui rääkida ettevõtluse teisest poolest. Sest müük minu meelest ei olegi mitte midagi muud kui aitamine läbi selle, millised me ise oleme, sest mitte keegi ei osta täna ei toodet ega teenust, vaid kõik ostavad seda, milline me ise oleme. 8. punkt on see, et ära jää üksi. Ja mine käi nende keskel, kes on selle juba teoks teinud. Ja mine ka nende keskele, kes sind täiega inspireerivad, kellega on võib-olla väga hirmus koos olla, aga mine ja vaata, millised inimesed nad on ja sa võid üllatuda. Nad on täiesti normaalsed, tavalised inimesed oma samasuguste rõõmude ja muredega nagu sinagi. Mina avastasin ka seda kunagi, et ei olegi üldse hirmus. Tegelikult on väga äge ja väga mõnus ja teisipidi hoopiski toetav. Ja see ei ole mugav, selles on täiesti õigus. Süda klopib ja mõtled, et issas jumal, kuidas ma siia sain, aga samal ajal, mida rohkem sa seal kohaned, seda mõnusamaks kogemus läheb. Meil on neilt, kes on meie ees, nii palju õppida. Ja teine pool, kellega ma soovitan teekonnal olla, on need siis, kes on meiega sarnasel teekonnal. Et meil oleks see õlg õla kõrval tunne, kes kogevad võib-olla nagu sarnaseid asju nagu meiegi. Ja siis tekib nagu selline, vaata, kui me vaatame ainult neid, kellele me vaatame alt üles, ehk siis keda me imetleme ja kes on meist eespool, siis kipub see võrdlus nagu kiiremini tulema. Aga kui me oleme ka nendega koos, kellega me oleme nii-öelda sarnasel stardipositsioonil, näiteks alustavad ettevõtjad lähevad koos teele, on ju, enam-vähem sarnasest kohast, kuigi ka nendel on kindlasti teekond natukene erinevas kohas, siis me lihtsalt tunneme ennast selles seltskonnas nii palju mugavamalt. Ja märkame, et kõik see, mis teekonnal juhtuma hakkab, on tegelikult täiesti normaalne, et see juhtuma hakkab. Ja võib-olla Alari Ojastul oli siin ka teine valem, mida ma tahaks jagada, ongi see, et tulemused võrduvad teadmised, tegutsemine pluss tugi. Ehk siis teadmised on niikuinii kõigil olemas. Ärge tulge ajama mingit jama, et ei tea veel piisavalt. Teate küll. Teine osa oli see tegutsemine, tegutsemisse minemine. Ja kolmas osa seal juures on siis see, et kui sa lähed sinna oma teadmistega tegutsemisse, siis palun ära jää üksi, jaga oma teekonda, leia need oma inimesed, kellega jagada seda vägevat rännakut. Sest inimesed ja keskkond on meie tugevad mõjutajad. Kui täna näiteks tunnedki, et sinu ümber ei ole ettevõtjaid, et võib-olla siin sotsiaalmeedias saad ettevõtjatega koos olla, aga otsest sellist võib-olla ruumi jagamist, kas või Zoomiski või koha peal, kui ei ole, siis ma väga soovitan neid võimalusi endale luua, sest see jagamine on ühelt poolt hästi tähtis, teiselt poolt ka see ühine tähistamine
Sest kui me teeme midagi, mida meie ümber olevad inimesed ei ole harjunud, et me teeme, kui te teete karjääripöörde, veel eelmine nädal sõbranna küsis, et sa pole mõelnud, et sinna võiks, sa sobiksid nii hästi sinna tööle. Ma räägin, tänan pakkumast. Ehk siis need meie sõbrad, kes on harjunud meie versiooniga, kes me varem olime, nad tahavad meid natuke nagu tagasi tõmmata sinna. Sest see, ühelt poolt, ega nad ei tee seda paha pärast, nad tahavad meid lihtsalt nii aidata. Aga teiselt poolt see ei aita meil edasi minna. Ehk siis me vajame enda ümber neid inimesi, kes rühivad samas suunas ja ütlevad, et lähme koos, mitte ei ütle, et aga sa ei ole mõelnud, et see võiks ka nagu hea variant olla. See tõmbab tegelikult tagasi. Et see on selline koht, et kui sa inimestega midagi jagad, oma ideid või oma teekonda, siis ära mine kunagi jagama selle mõttega, et ta ütleks sulle, et paneb käe õlale ja ütleb, et jaa, see on õige asi. Ole valmis selleks, et ta ütleb, et see on hull peast. Ja see on jumala okei, et see on tema jaoks see hullumeelne idee. Aga sinu jaoks on see just see õige, on ju. Nii, 9. Jätka oma teekonda. Mis ka ei oleks, jätka oma teekonda, hoia oma fookust. Mäleta oma seda sihti, ehk siis seda, mida sa tahad ja miks sa tahad. Tee sellel teekonnal vahepeatuseid. Analüüsi, et mis kõik on toimunud, mis kõik on hästi läinud, mis võiks veel paremini olla. Ehk siis mängi oma suurte ja väikeste piltidega, et suur pilt on see, kuhu sa tahad jõuda, on ju, ja see vaade nagu justkui ülevalt alla kogu oma plaanile, et mis kõik on toimumas, aga teiselt poolt läbi selle suure pildi sa saad vaadata, kuidas need pisikesed tükid, nagu kui see suur pilt on näiteks suur pusle, siis see pusle koosneb ju väikestest tükkidest, et vaata, et kas need tükid lähevad omavahel kokku, et see suur pilt tekiks, mida võib-olla on vaja natukene vahetada. Ja läbi selle toetava sisekõne ja analüüsi, on ju, et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi alati saab. Ja kui üks plaan ei tööta, siis ei ole vaja muuta seda eesmärki, ehk siis ei ole vaja lüüa käega, et ettevõtlus on nii raske, ma jätan pooleli, vaid mõelda sedasi, et okei, kui see plaan ei töötanud, siis milline plaan minu jaoks võiks veel töötada. Proovi, katseta, mitte midagi ei ole võimalik kaotada. Ainus kaotus on see, kui käed vajuvad rüppe ja mitte midagi enam ei tee. Võt siis on alles kaotus. Igasugune tegutsemine on võit. Ja sellel teekonnal julge töötada iseendaga. Minu meelest ettevõtte areng ja enese areng, nad ei saagi lahus töötada. Sest kui meie enese areng jääb seisma, me läheme ainult ettevõtet arendama, siis meie unistused nagu kasvavad kogu aeg, aga me ei kasva nendele unistustele järg ja sealt tekibki see ebapiisavuse tunne või see tunne, et lihtsalt mu teadmised ei ole piisavad. Tegelikult teadmised on täiesti piisavad, aga see enesekindlus seal taga ei kasva selle unistuse suuruseks. Ja mida siinkohal võib-olla tahaks välja tuua selle piisavuse või mittepiisavuse juures on alati see, et inimesed hakkavad tooma välja, et millised on nagu nõrkused või mida ma ei oska või mida ma ei tea. Siis ole nii hea, parem vaata, millised on sinu tugevused. Pane sinna oma fookus, sest siis sa saad milleski suurepäraseks, milleski eksperdiks. Kui sul on oma tugevused ja sa arendad seal kõrval ainult nõrkusi, siis tekib sealt ju tegelikult selline keskpärasus, on ju. Et need nõrkused lähevad nagu tugevamaks, aga tugevused ei lähe tugevamaks. See ei too välja sinu seda ägedat potentsiaali. Nii et julgustan delegeerima seda, mida ei taha teha, mida on ebamugav teha ja mis nagu päriselt ei meeldi. Sest me tahame kõik ettevõtlust teha sellepärast, et me tahame endale seda vabadust, on ju. Ja me tahame teha seda, mis meile meeldib. Aga miks me siis teeme terve ettevõtluse aja neid asju, mis meile ei meeldi? Ei ole ju vaja, on ju. Võt nii. Ja siinkohal on paslik kindlasti rääkida ka järjepidevusest. Et väga sageli ma kuulen, et inimene ütleb, ma ei ole järjepidev, mul jäi 3 päeva vahele. Küsin, et aga kas pärast seda 3 päeva tegid edasi? Jaa, tegin küll, aga ma ei ole järjepidev. Tegelikult ma tahan sulle öelda, et kui sa vahepeal kukud raja pealt ära, ei ole järjepidev, aga sa lähed pärast rajale tagasi, siis see ongi järjepidevus. Järjepidevuse puudumine oleks siis, kui sa ei ole juba, ma ei tea, kuu aega mitte midagi teinud ja otsid ainult vabandusi ja oled täielikult loobunud, võt siis on järjepidevus katkenud. Aga kui sa ikka vahepeal jälle proovid uuesti ja uuesti rajale saada, siis tegelikult oled järjepidev. Ja 10. Tegelikult see on täpselt sama tähtis kui kõik need eelnevad 9. See on märgata oma edusamme, tähistada oma edusamme ja kõige lihtsam viis, kuidas seda teha,
mina vaatan iga päeva lõpus, kui ma poodis olen pikali, see on nagu hea unejutt iseendale. Ma mõtlen päevale tagasi, mis läks täna hästi. Ja mitte niimoodi, et mis täna läks halvasti ja mida ma ei jõudnud, vaid just nimelt, et mis läks hästi, mis õnnestus ja kui oli veel midagi sellist, mis nagu oli keeruline või raske või nõme või nagu pidid nagu sundima ennast midagi ära tegema, siis kohe patsuta eriti tugevalt õla ja ütle endale, et ma tegin ära ja nii äge, et ma tegin ära. Ehk siis selline enese tunnustamine, kiitmine, tähistamine, poputamine sellel teekonnal on niivõrd tähtis. Vot sihuke spurtsi ja 10 punkti inspireerimiseks. Need punktid olid kõik väga-väga head ja väga paljudes punktides ma tundsin ka ise äratundmist. Kas või näiteks see, et ka mina lükkasin ikka mitu aastat edasi seda, et hakata tegutsema ettevõtjana. Aga kui ma hakkasin tegema neid julgeid samme, siis peale seda on tegelikult tulnud kõik kergusega. Ja ainuke asi, mida ma kahetsen, ongi see, et miks ma juba varem ei alustanud, aga mitte midagi muud ma ei kahetse. Et siit tuli väga palju häid nõuandeid praegu. Et ma väga nõustun, et kõik algabki meie enda seest ja meie mõtteviisil on tegelikult nii suur jõud, et see panebki sellele kõige aluse tegelikult, et üks asi on need konkreetsed tegevused, aga mis aitab neid tegevusi ka siis nagu läbi viia, ongi siis see, et kui ongi meie vundament on kõik korras ja hästi ja meie mõtteviis on positiivne ja me usume iseendasse kõige rohkem. Täpselt, väga hästi võtsid kokku praegu. Nii kihvt, Aga et sa leidsid äratundmisi siit. ma nüüd küsiksin nende nõuannete juurde veel, et kuidas siis sina saaksid olla ettevõtjale abiks oma programmidega seoses? Väga tore, et sa seda küsid. Ma hea meelega pakun. Tegelikult praegu on just esmaspäeval algamas selline coachingu ja mentorluse programm nagu järgmise taseme mina ettevõtjana. Ja selle programmi selline, miks ma seda üldse teen? Küsingi kohe niimoodi, et kui sina kuulasid näiteks ka praegu minu jagatavat sellist edu mõjutavaid ja suurendavaid tegureid, siis kas sinul tekkis tunne, et ma tahaksin sellest veel lähemalt kuulda? Tekkis tunne? Ja et võib-olla mõtlesid ka, et huvitav, et kui ma seda kõike nagu päriselt prooviks oma ellu rakendada, siis mis kõik minu elus võimalikuks saaks, on ju? Et kui selline tunne tuli, siis ma päriselt kutsun sellisesse programmi, mis kestab 3 kuud, kus on osalejateks 6 ettevõtjat, ehk siis ainult ettevõtjad sellel korral. Ta on ühelt poolt enesearenguprogramm, aga teiselt poolt on ta ka ettevõtte arenguprogramm. Ehk siis seal on sellised teemavideod, mis toetavad seda enesearengut, mõtteviisi, vundamenti, sellist süsteemset teekonnal käimist ja süsteemset teekonnal käimist just sellest minu mõttes, on ju, aga aitan ka läbi igasuguste erinevate tööriistade, praktikate ja harjutuste seda süsteemi luua, sest nagu ma ütlesin, mulle see organiseerimine ikkagi päriselt väga meeldib, on ju, ja ma olen selles hea, siis ma tahan seda nagu teistega ka jagada. Ja teine pool on siis tõesti ettevõtte areng, ma kaasan sinna külalisi, müügialase külalise, turundusalase külalise ja siis külalise, kes tuleb rääkima neuroteadusest ka, et me mõistaksime seda poolt, et mis meiega toimub, kui me läheme muutusesse ja miks see nii ebamugav on ja kuidas sealt siis läbi minna, kui nagu süda ütleb, et jaa ja siis aju ütleb, et no, mis sa teed siin, on ju. Et siis nagu minna sellest kohast läbi ja ikkagi teha teoks. Ja loomulikult jagan ma seal oma ettevõtlusalast kogemust, mis on juba päris rikkalik ja kuna ma teen ettevõttes enamus asju tõesti üksinda, et nüüd ma olen hakanud ka delegeerima assistentidele selliseid pisikesi ampsukesi, jagan oma beebit, nagu ma ütlen neile, siis ma oskan tõesti anda ka sellist ettevõtlusalast nõu. Nii et kellele pakub huvi, siis lingi teile pärast link teile saadetakse. Uurige lähemalt, kodulehel on näiteid ka, et kui ma seda lahti hakkaksin rääkima, siis me räägiksime siin veel pikka aega. Aga mul on teile üllatus ka.
et ettevõtjalt ettevõtjale grupi liikmetele on mul sooduskood, mis annab tervelt 9% soodustust. Ja siis on see programm veel magusama hinnaga ja selle koodi nimi on ettevõtja, aga ilma siis õ-katuseta, vaid on ettevõtja. Selline hästi originaalne kood, aga jääb hästi meelde, ma arvan. Vot, et see on selline esimene asi, kuhu ma kutsuks ja miks ma eelkõige kutsuks sinna, sellepärast, et see on ka muideks personaalsed coaching'u sessioonid sees, et minuga üks-ühele koostööd ja loomulikult olen ma 3 kuu vältel kogu aeg ka seal olemas nii chatis kui ka grupis. Ehk siis koostöö minuga saab olema väga tihe selleks, et kõik need unistused, mis tegelikult peas on, päriselt teoks saaksid. Aga teine pool, kes tunneb, et ta tahaks pigem, ja noh, teine pool oluline on see grupikohtumised, on ju, iganädalased grupikohtumised, et olla koos nende inimestega, kes on sarnasel teekonnal ettevõtjana. Ja kes tunneb nüüd, et tema ikkagi sellist grupiteemat ei taha ja ta nagu seda enesearengu teemat ka ei taha, siis teine variant on tulla coaching usse. Et minu meelest on see üks imeline tööriist võtta endale appi coach, kes aitab mõtteid põrgatada. Ja kuna mulle meeldib ka visuaalne pool, siis mina olen selline coach, kes teeb sessiooni ajal siia meie vahele lahti valge virtuaalse tahvli ja ma panen sinu mõtted kirja, ehk siis ma olen justkui samal ajal ka assistent. Ja sealt tekib selline hästi süsteemne plaan, et kuidas siis oma idee päriselt ellu viia ja mis märksõnad üles tulevad ja millega saab siis taas meenutada. Seda kliendid toovad välja, et see on nagu nii hea, et ma seda nende eest teen, et siis nad saavad täielikult keskenduda sisule. Ja kolmas variant on see, et kes ei taha nagu ikkagi grupiga olla ja siis nagu tahaks ikka rohkemat kui coaching, siis saab tulla mentorlusse, kus ma siis saan jagada oma ettevõtlusalast kogemust ka, sest coaching us ma nõu ei anna. Et selle ma kohe ütlen lauale, et seal nagu nõu otseselt ei saa, et jah, ma saan mingi inspiratsiooniks mingisugused ideed lauale panna, aga ma seal otseselt oma kogemust ei jaga, sest ma olen sertifitseeritud coach ja see ei ole tegelikult lubatud. Siis on mentorlus teie jaoks. Väga põnev, et on ikkagi igale erinevale soovijale siis variante, eks ole. Et kui nüüd siin keegi kuuleb ja soovib just siis grupi coaching'u programmis osaleda, siis sooduskood ettevõtja annab siis teile 9% soodustust, mis on väga hea soodustus ning et kes ikkagi jah, tunneb siis, et ta soovib rohkem sellist personaalset lähenemist, et ma ise usun ka sellesse, et vahest on vajagi kedagi võib-olla, kes ei ole igapäevaselt sinu tööga kursis, vaid et kellel on selline natukene teise nurga alt see vaatepilt ja oskab natukene paremini võib-olla suunata, et ma olen ise ka osalenud erinevate grupi coaching utele, siis mõnikord tulebki selline taipamine, mõtlen, et ahaa, aga et kuidas ma varem selle peale ei tulnud, et tegelikult see töö, mida coach'id teevad, see on nii tänuväärne ja see aitab ettevõtjaid ikkagi väga palju edasi. Ja ma isegi ütleks, et kui keegi küsiks, et mis on 3 asja, mis sa kindlasti coaching ust saad, see on selgus, enesekindlus ja plaan. Ja igas sessioonis tegelikult need 3 tekivad. See on tõeliselt vägev. Aitäh, et sa seda välja tõid siin niimoodi. Ehk siis mida ma tahan täna siin võib-olla selle kõrvale veel öelda on see, et iga ettevõtte saladus on ettevõtja ise, kes on selle ettevõtte taga. Ehk siis kasva ühes oma ettevõttega, julge vaadata otsa oma hirmudele, piirangutele ja julge unistada nii suurelt, et ainuüksi mõte juba tekitab sellised külmavärinad. Ja see on minu meelest hästi hea märk, kui unistus on nii suur, et see tekitab sellise tunde. Ja erista, vahel see hirm ei olegi hirm, see elevuse ja hirmu tunne on kehas natukene sarnased. Vaatle seda tunnet. Äkki see ei olegi hirm, äkki see on hoopis elevus ja põnevus eesootava osas. Ja ma päriselt luban sulle, et kõik, mida sa tegelikult soovid saavutada, see on päriselt võimalik, kui sa usud sellesse, mida sa tahad saavutada ja kui sa usud iseendasse. Ja kui veel on jaksu, kas tahate, teeme siia lõppu ühe praktilise harjutusega? Mina arvan, et võiks küll teha, et kõlab põnevalt.
ja teeks ühe sellise praktilise harjutuse, mis on selline visiooniharjutus. Ja ma palun selleks, et te usaldaksite mind ja tuleksite minuga kinnisilmi ühele sellisele rännakule. Nii et kui sina oled ka valmis kaasa tegema, Kaja, siis pane ka silmad kinni, tee kaasa, siis on nii hea, siis ma saan pärast põrgatada sinuga mõtteid, et kuidas see mõjus, kuidas see töötas. Ja ma palun sul teha esmalt 3 sügavat kõhu hingamist. Hinga sügavalt sisse ja lase õhk välja. Teist korda hinga sügavalt sisse usaldust ja välja eneses kahtlemist. Kolmandal korral hinga sügavalt sisse võimaluste rohkust. Ja välja takistusi ja piiravaid uskumusi. Leia selline mõnus hingamise rütm ja tunne, kuidas sinu mõtted lasevad su vabaks. Ja sa tuled oma mõtetest ja peast kehasse, südamesse. Sa võid selleks isegi panna käe rinnale ja tunda kohalolu oma südames. Meenuta oma elus mõnda olukorda, kus sa oled usaldanud oma intuitsiooni ja kutset, kus sa oled läinud tegudesse, sa oled proovinud ja õnnestunud. Kujuta praegu neid hetki ette. Ilmselt on neid päris mitu. Lase neid kaadreid oma silme eest läbi nagu treilerit. Ja võib-olla leiad sealt treilerist ka mõne sellise hetke, kus teised on tulnud sinu idee kõrvale ja öelnud, et jaa, see on nii äge idee, sa saad hakkama. Võib-olla on seal ka selliseid hetki, kus on patsutatud õlale ja küsitud, et oled sa päris kindel? Aga sa oled ikka uskunud ennast ja teinud oma mõtte teoks. Ja isegi kui see oli võileiba tehes endale noaga näppu lõikamine, siis oli see ikkagi nii äge ja vajalik kogemus. Ja võib-olla on seal ka filmilindis mõni selline kogemus, kus keegi on öelnud, et see ei ole õige. Aga sa tead, et see polnud õige lihtsalt tema jaoks. Sinul on nii tugev kutse, et sa oled ikka teinud teoks. Ja sa oled kogenud tõelist rahulolu. Märka, missugune tunne praegu sinu kehas on, kui sa märkad kõiki neid edulugusid, kus sa oled usaldanud oma südamekutset, oma sisetunnet ja sa oled teinud neid samme teoks ja õnnestunud. Taju seda tunnet enda sees, sa võid seda kirjeldada ka, et millisena sa seda koged enda sees. On ta soe, on ta värviline. Kui sa oled valmis, siis ma kutsun sind jalutama ühele tänavale, kus sa pole mitte kunagi varem käinud, kuid mis on just väga sinulik. Just selline, mis sind inspireerib. Selline, kus sa tunned ennast vabalt, iseendana. Sul on lihtsalt kirjeldamatult hea tunne sellel tänaval jalutades. Sul on seljas sinu kõige ilusamad lemmikriided, mida sa liiga harva muidu kapist välja võtad, aga just praegu on nad sul seljas. Sul on jalas täpselt need jalanõud, millega sa tunned ennast kõige paremini, kõige enesekindlamana. Tunne, kuidas sa oled tänaval kõndides, sinu selg läheb sirgu. Sinu kõnnak on kindel. Ja näol kumab mõnus rahulolu tunne. Sa jalutad parasjagu mööda ühest kohviku aknast, mille klaasid peegeldavad sulle sind ennast.
imetle peeglist seda versiooni endast, kes on enesekindel, teab oma väärtust, julgeb ellu viia oma unistusi. Keeruta end selle peegelduse ees ja mehed ka, teie ka, kui te olete seda kuulamas. Vaadelge ennast sellest peeglist. Vaata iga külge oma vägevast potentsiaalist. Lõbutse selle peegeldusega, võib-olla sa tahad lausa tantsida selle peegelduse ees. Ja mis siis, et see näib naljakas ja edev, aga sa oled oma lemmik tänaval. Ja kõik pigem imetlevad sinu enesekindlust. Kui sa seal peegelduse ees seda hetke naudid, siis mis helisid sa sellel tänaval kuuled parasjagu? Ole ikka seal peegli ees, aga kuulata, mida sa kuuled? Nüüd tõmba mõnus sõõm õhku sisse ja mis lõhnu sa seal tunned? Mida su keha seal tunneb? Võib-olla mingit soojust, mingit temperatuuri, tuuleiili. Ja nüüd võib tunduda veider küsimus, kuid mis maitse sellel hetkel on? Märka seda tunnet, mis sinu kehasse, sinu südamesse on praegusel hetkel tekkinud. Seal samas tänaval oma potentsiaali peegeldusega mängides ja flirtides küsi endalt ausalt, mis on see samm, mida sa praegu tead, et sa tahad ära teha? Mis on see miski, mida sa soovid ellu viia või kogeda järgmisena oma elus? Ütle see mõte sealsamas tänaval välja, vaadates ennast sellel hetkel sellest peegeldusest. Mis siis, kui sa teaksid, et see samm õnnestuks 100%? Kas sa teeksid selle teoks? Sa usud endasse, et see õnnestub. Naudi seda hetke seal ja kui oled valmis, siis tee 3 sügavat kõhuhingamist, et tulla siia ruumi tagasi. Hinga sügavalt sisse seda kogemust. Ja kergendusega välja kõik kahtlused. Hinga sügavalt sisse eneseusku. Ja hinga kergendusega välja kõik viimasedki kahtlused, mis sinna sisse on jäänud. Hinga sügavalt sisse. Ja välja hingates tule vaikselt siia ruumi tagasi. No nii. Väga mõnus kogemus oli praegu. Mida sa kogesid seal? Mul tuli selline soe tunne tuli sisse. Ja kui oli küsimus, et mis lõhnu ma nagu tunnen, siis mul tuli kohe selline kohv ja värske prantsuse croissant'i lõhn. Ja maitset osas, ma ei tea, kuidagimoodi kohe tuli selline kuidagi soolane maitse suhu, et ma olen nagu mõnda aega söönud, aga kuidagi sel hetkel ma kohe tundsin, et kuidagi, et selline hästi huvitav, hästi mõnus kogemus oli praegu. Väga äge, seda näitab seda, kui kohal sa selles hetkes olid, et kõik need aistingud hakkasid väga kiiresti tööle. Ja väga äge on need aistingud enda jaoks näiteks ankurdada.
näiteks sidudagi enda jaoks sellega, et kui sul on see kogemus olnud selle enesekindla minaga kohtudes, siis teinekord sa võid nagu taasluua, et sa ei peaks nagu kogu teekonda uuesti läbi käima, kogu harjutust, siis sa võid mõttes lihtsalt meenutada seda Prantsuse tänavat, seda mõnusat kohvi, seda croissant'i ja seda soolakat maitset. Ja siis sulle tuleb meelde see kogemus ja taas see tunne nagu tuleb sisse tagasi, mis selles harjutuses oli. Mis sa sellest harjutusest kaasa võtad? Ma arvan, et ma võtan selle, et kui ma ikkagi nagu panen endale mingid sihid paika ja kui ma seda endale sisendan, et siis tegelikult ongi kõik võimalik ja kõik unistused võivad täituda, et tegelikult ju unistustel ei ole kunagi piire. Potentsiaaliga on see äge lugu, et potentsiaal ei ole kunagi meie jaoks nagu siin kandikul niimoodi olemas. Et kui Jõssist ka vaadata, siis see ongi nagu peidetud selline mingi varu meie sees ja sellepärast ongi meie potentsiaal lõputu. Teadlased ütlevad, et me suudame seda elu jooksul avada selline alla 10%, et see on tegelikult päris kurb number. See näitab seda, et kui võimekad me tegelikult oleme, kui me vaid julgeme kogu aeg minna ja minna edasi ja mida rohkem me viime ellu neid mõtteid, mis meile tunduvad, et tahaks proovida, seda rohkem see potentsiaal ka avaneb ja seda enesekindlamad me sellel teekonnal oleme. Kas sul tuli ka pähe selline kindel mõte, et kui ma küsisin, et mis on see üks asi, mida sa oled edasi lükanud ja mida sa tunned, et sa tahaksid ära teha, tuli sul mingi mõte selle koha peal? Sa ei pea ütlema, mis see konkreetselt on, kui sa ei taha, aga kas see tuli sulle mingisugune sõnum sealt justkui Ja enesekindlalt? tuli kuidagi isegi nagu mitu sõnumit, aga siis ma nagu lõpuks nagu valisin sealt selle ühe, mida ma siis nagu nii-öelda jäin endale sisendama siis, et mis oleks vaja nagu ikkagi lõpule viia. Super, mul on väga hea meel, et kõik, kes ka kuulasid, pange endale need sõnumid kirja, pange need aistingud kirja, mida te kogesite ja, ja see, ja see emotsioon, mis selles hetkes oli. Ja julgege siis seda sammu päriselt ellu viia, sest tõesti kaotada ei ole mitte midagi. Ja kui see tundubki suur hüpe, siis teate, me oleme elus teinud. Miks ma alguses küsisin neid küsimusi, kus teised ei ole päris kindlad olnud? See oligi see, et näidata, et su elus on juba neid hetki olnud, kus ainult oled usaldanud oma intuitsiooni ja oled selle saavutanud. Ja sa suudad seda teha veel ja veel, ootamata kellegi teise kinnitust. Me vajame tegelikult ainult iseenda kinnitust ja veendumust. Ja siis me oleme võimekad. Väga tore, aga me hakkamegi nüüd vaikselt laivi lõpetama siin täna, et kes nüüd siin praegu kuulasid ja tundsid, et see visiooniharjutus võis ka selline mõnus olla, siis iga hetk te saate ka seda järele vaadata. Et vaadake seda järele ja praktiseerige seda ikka ja jälle. Et minu jaoks see tundus küll selline väga mõnus ja aitäh sulle, Kadri, et sa leidsid selle aja siin reedesel pärastlõunal, et tulla ja rääkida ja anda neid väga häid nõuandeid kõikidele ettevõtjatele. Aitäh, et kutsusite. Mul oli tõeline rõõm tulla ja jagada seda, mida ma tean, sest minu meelest me oleme ettevõtjatena kõik kolleegid. Mina ei näe meid konkurentidena. Me oleme kolleegid ja tegelikult edu saladuse üks osa ongi ju see, on ju, et me teeme koostööd. Me oleme koos palju võimsamad ja saamegi täiendada teineteise tugevusi ja nõrkusi ja tegelikult nii see peakski käima. Nii et hea meelega tulen teinegi kord. Aitäh. Ja ma nõustun, et tõesti, et ei tasu võtta nii-öelda ettevõtjaid kui konkurente, vaid kui kolleege ja igaühe käest on midagi õppida. Täpselt. Aga suurimad tänud, nii et jätke meelde, igaüks on ise oma elu kõige tähtsam projekt ja siis on kõik võimalik. Just. Ja aitäh ka kõigile kuulajatele, kes siin nüüd laivis kuulasid ja kes ka järele kuulavad ja kindlasti kommentaariumis jagage ka oma mõtteid ja mõelge ka, et võib-olla just sina ettevõtjana siin, kes nüüd kuulad, sooviksid osaleda ka Kadri mentorprogrammis ja viia enda ettevõtte siis järgmisele tasemele.
täpselt. Aga suur aitäh sulle ja ilusat nädala lõppu kõigile. ilusat nädala lõppu kõigile. Tšau! Tšau, tšau.